7:36, tere hommikust. Loomajõudised ütlevad teile nüüd ka tere hommikust. Heinakuul tegid Tallinna loomajas ilma puhkusereisil põhjanaabrid, kelle peamiseks huviobjektiks olid elevandid. Praegu lastakse meil elevante pea iga päev omavahel kokku ja nende ühiseid tegemisi on huvitav jälgida. Norsud siis. Norsud, jah. Aga kas on vahet ka emase või isase norsu vahel? Ei ole. Naarasnorsu ja marrasnorsu. Ei, kuidas oli siis? Ei tulegi praegu meelde. No. Üks eman on vist naaras ja isane. Ühed norsud kõik. Ühed norsud on kõik, jah. Sügisel loomaaeda toodud noortel alpakadel on esimest korda pulmad. Tavatult vara hakkas sel aastal indlema takiin. Kas sina ju käisid loomajas, kas nägid indlevat takiini? Jaa, ma käisin alpaka pulmas ja üldiselt ma istusin takiini kõrval ja ta terve aeg indles, õõrus enda karvast kere vastu mind. Mul hakkas suhteliselt ebamugav, muidu ta tegi mulle siivutud ettepanekuid ka. Selge see. Ütles, et soovid sa terve pesakonda järglasi äkki? Ma olin niimoodi, kallis takiin, sa ei ole minu maitse. Aga ta indles siis teistega edasi. Ja sinust ta sinna indlema jäi. Ja. Reisijootel mullused amuurileopardi muusikud Hanka ja Hasan tuli ära lahutada, sest viimane hakkas õe vastu liigset seksuaalset huvi ilmutama. Jumal issand. No, siin on jällegi põhjus sellest, tulen tagasi selle iga kord käiatava jutu juurde. Nendele Hankale ja Hasanile oleks tulnud nimeks panna Igor ja Oleg ja ei mingit seksuaalset huvi teineteise vastu. Ei mingit üksteise vastu indlemist. Nimemaagia on siin kõva. Ikkagi on. Nädala teises pooles suurde aedikusse pääsenud amuurileopardi emasloom Darla koos pojaga said mängimiseks Saksa sporditarvete firma Adidase jalgpalli. Loomadele mängimiseks andis palla ka Eesti Jalgpalliliidu ametlik varustuspartner, maailma suurim sporditarvetele spetsialiseerunud ettevõte Nike. Kuidagi siukene... Aivar Pohlak oli ka seal, ta sai kindlasti vastutasuks mingit karva, millest ta saab enda uue vesti teha. Indleva takiininahast siukse vesti. Ei ole Aivar Pohlaku kohta midagi küsitud siin, kirjutatud ka mitte. Loodetavasti algavad järgmisel nädalal paksunahaliste majast CO2 kvoodi arvel ehitusremonditööd. Tööd ei alust tuuakse veel enne nädalavahetust ära Antiloobimajja külastajate suursoosik Jõesea kult Appelsin, kes on kogu Euroopa jaoks täiesti uus veri. Loomaja auto suunduski kolmapäeval Hollandisse Kerkradesse Gaia pargi loomaaeda talle 2 noort paarilist tooma. Esmaspäeval kingiti loomajale aastaid inimeste juures elanud taltsas lustlik ja jautukas sinilaup Amazon papagoi, kes armastab koos naisterahvastega põdramaja laulda. Loomaaed püüab leida talle kohta troopikamaja õuepuuris, et ka külastajaid rõõmustada saaks. Kotkamäel teeb veebikaamera... Kotkamäel teeb veebikaameraski nähtav Kalju Kotkapoeg juba esimesi lennukatseid, aga tema kunstlikult toidetava liigikaaslasel ja hiidmerikotka hakatisel läheb selleni jõudmiseks veel pisut aega. Veidi eemalt kakkude reas võtvad 7 lumekakkupoega silmanähtavalt kaarus juurde ja arenevad jõudsasti. Veterinaarid on lisaks korralistele profülaktilistele ettevõtmistele meie oma loomadega üha rohkem ametis ka herilaste tõrjumisega, kes on tänavu pesi rajanud pea kõigisse heinahoidlatesse ning kimmutavad nii loomi kui ka meie töötajaid ja heitunud külastajaid. Heitunud külastajad, minge, kes pole veel käinud loomas, minge kindlasti loomaaeda, seal on väga tore tegelikult päriselt ka ja loomad on väga tänulikud teile, eriti Jõevähk Appelsin. Jõevähk Appelsin. Ning loomulikult ka sinilaup Amazon papagoi, kellega on koos võimalik põdramaja laulda. Ja järgmiseks olemegi sinilaup viirpapagoi laulu lindistanud, tema laulab siis ühte Cardigansi laulu.